Tere! Mina olen Epp Välba, Suure-Jaani koolidirektor ja mina käisin novembris stažeerimas Inglismaal, Londonis, äärelinnas asuvas Reach Weltham Academy's. Tegemist oli kooliga, mis oli 4 aastat tagasi loodud. Selles koolis õppis 670 õpilast ja tegemist oli põhikooliga. Ma sain kogu selle aja jooksul väga vabalt vaadata ringi koolimajas, osaleda koosolekutel, käia nii palju kui tahtsin tundides, ilma et keegi oleks minu tegemisi juhtinud või suunanud või kontrollinud ja minu arvates oli see üks väga oluline asi stažeerimisaja jooksul, et on vabadus vaadata seda, mis parasjagu huvitav tundub ja mis huvi pakub. Ma nägin väga huvitavat koolikorraldust ja see erines klassikalisest Inglismaa koolist peamiselt selle tõttu, et ühele õpetajale, ühele õpilasele pöörati ääretult palju tähelepanu ja see tegi selle kooli väga eriliseks. Mis mulle eriti huvitav tundus ja mida minu arvates vääriks meie koolisüsteemil mõelda ja rakendada, on see, milline oli nende õpetajate toetamise süsteem. Õpetaja andis nädalas 10-15 kontakttundi ja ülejäänud aeg oli tal planeeritud selleks, et ta saaks ühiselt koos teiste õpetajatega planeerida tunde, ette valmistada tunde ja iga nädal räägiti väga põhjalikult läbi, mis tundides toimus, missugused olid kitsaskohad ja kuidas neid kitsaskohti parandada. Ehk et õpetajate tegevus ja ka nende areng oli väga suure ja pideva tähelepanu all. Igal õpetajal oli mentor, õpetajad külastati iga nädal, tema tunde külastati iga nädal ja selle kohta sai ta pidevat tagasiside. Ei olnud meie koolisüsteemiga võrreldavat õppelajuhataja ja õpetajate suhet, ehk et õppelajuhataja peaks suutma kontrollida ja jälgida kõiki õpetajaid, vaid see oli jagatud ära nõnda, et igal õpetajal või siis vanemõpetajal oli 3 menteed, keda tema jälgis ja nõustas, mis tähendaski seda, et kõigini jõuti ja kõik õpetajad said piisavalt vajalikku tähelepanu ja tagasisidet oma tööle. Seda väga regulaarselt ja see tagas suure üksmeele ja väga tugeva järjekindluse. Mida ma sealt kaasa tõin, midagi sellist, mida kohe rakendada annab, on üks väga konkreetne asi. Nimelt oli selles koolis väga suurt tähelepanu pööratud lugemisele, laste lugemisele. Igal lapsel oli iga päev kaasas juturaamat, toimusid ülekoolilised lugemisminutid ja kõik tegid seda, see oli kombeks ja ei olnud küsimustki, et keegi ei loe või keegi ei osale või ei tee kaasa. Lugemine oli väga suure au sees, lugemine kui kõigi muude oskuste arenemise ja kujunemise põhieeldus. Seda arendati väga teadlikult. Näiteks olid lugemistoed, need olid abiõpetajad, kes tundidest võtsid välja õpilasi, kellel on lugemisega probleeme ja nad pidid 10 minuti jooksul need õpilased valjusti ette lugema ning siis said kohe tundi tagasi minna. Toimusid lugemisklubid, seintel oli väga palju infot loetud raamatute kohta, selles osas tehti vahekokkuvõtteid. Ja see on ka midagi, mida me oleme Suure-Jaani koolis nüüd alates jaanuarist rakendanud. Meil on samuti igal õpilasel igal päeval kaasas raamat. Kui õpilasel saab tunnis varem teistest töö tehtud, siis ta loeb oma raamatut.
me pakume õpilastele algklassides lugemistuge. Meil on lugemiskokkuvõtted, õpilased teevad või raamatututvustusi, ka õpetajad teevad raamatututvustusi, on olnud lugemiskoer koolis ja nii edasi. Nii et me oleme võtnud esialgu pooleks aastaks lugemistegevused kõrgendatud tähelepanu alla ja proovime teadlikult sellele väga olulist tähelepanu pöörata ning me juba näeme täna, et meie õpilaste lugemisoskus on paranenud ja me oleme avastanud, et meie koolis on väga tublisid lugejaid, kes ka igal vahetunnil raamatut loevad. Nii et see on midagi, mis on olnud väga väärt proovimist ja me soovitame ka seda lugemisprojekti kõigile teistele koolidele. Selle kohast infot saab Suure-Jaani kooli kodulehelt. Paistis mulle väga silma ja oli väga läbimõeldud ja toimiv õpilaste käitumise juhtimine ja selle võtmesõnaks oli taaskord kõigi õpetajate väga suur üksmeel. Reeglid, mida õpilastelt nõuti, olid neile esiteks väga selgeks tehtud, neid ja nende täitmist oli harjutatud ning kõik õpetajad 100% pidasid sellest kinni, et kõigile lastele oli käitumise suhtes ühesugused nõuded. See toimis väga hästi ja see kool võrreldes teiste Inglismaa koolidega, nagu ütles mulle sealne direktor, paistabki silma õpilaste väga hea käitumise ja enese ülalpidamise poolest. Lõpetuseks ma ütlen, et on väga keeruline kõike seda, mida ma 4 nädala jooksul kogesin, väga õigelt ja täpselt 5 minuti jooksul edasi anda. Ma olen väga põhjalikult oma igapäevaseid tegemisi ja tähelepanekuid Londonis kajastanud blogis eplondonis@wordpress.com. Loodan, et leiate selle huvi korral ülesse, saate kõigest lähemalt lugeda ja ma tahan öelda, et see projekt vähemalt minu jaoks õigustas ennast küll väga. Ma olen väga tänulik Rodarile, et Rodari rahastas ja võimaldas sellise stažeerimisprogrammi ja ma väga soovitan koolijuhtidel minna, vaadata, mis maailmas toimub. Kõik tore ja huvitav ilmtingimata ei ole meil rakendatav ega kasutatav. Ka meil on väga palju häid asju, millest oleks ülejäänud maailmal õppida, kuid selleks, et seda pilti natuke laiemalt vaadata ja oma headus ja ka see arenguruum, kuhu liikuda, paika saada, selleks ongi mõistlik käia korraks ära ja vaadata, mis mujal maailmas toimub. Aitäh selle võimaluse eest ja ma soovin edu ja hoian pöialt uutele stažeerijatele.